Tänase episoodi eripära on see, et ma ei ole ette valmistanud. Ja minu nina ette pandi lihtsalt Trobikond Nokia uusi telefone ja kästi vaadata neid. Nokia brändina on vanemale generatsioonile vägagi tuttav, aga noor generatsioon, kes on kasvanud üles pigem iPhone'ide peal, arvatavasti nemad ei tea mitte midagi sellest. Ja minul siiralt isiklikult ongi väga-väga aus küsimus. Kas Nokia üritab purjetada oma selle vana brändi peal või nad tõepoolest on võtnud ja teinud midagi väga-väga-väga asjalikku? Nokia 1. Nii. Ilus kile. Aha. Nii. Dokumentatsioon. On näha, et tegemist ei ole mingisuguse superluksusliku premium seadmega, aga päris nobe, mitte midagi halba ei ole öelda. Peal jooksutab nii nagu vist kõik Nokiat tänapäeval täiesti sükest peapuhast Androidi, tänu millele on ka uuendused aktiivsed, 4,5-tolline ekraan, gigarammi, 8 giga sisemälu ja kannatab SD-kaarti, mida isegi paljud 1000-eurosed telefonid täna ei kannata. Tagumisel küljel on lausa 5-megapiksline kaamera. Mõistan, et siin nurgas on produtsent, väga äge. Nokia 6.1. 5,5-tolline Full HD ekraan, 16-megapiksline kaamera, mingisugune süsteem nimega Dual Sight Camera Mode. No, pakend ise on ikka väga asjalik ausalt öeldes. Seade. Urgitser. Siin on juba näha, et tegemist on Type-C-ga. Peale vaadates on see telefon ju täiesti suurepärane ausalt öeldes. Ta meenutab sükest mõne aasta tagust. Tagumine külge väidab, et siin on taas kasutatud Zeissi optikat. Nokia logo ja siis LED-i vahel on sõrmejälje lugeja. Jah, siin ei ole tegemist lipulaeva seadistusega. Ringi surfates, avades, möllates. Väga tipp-top. Esimene pilt kohe produtsendist. See on nüüd siis lahendis, kuidas Nokia ennast kiidab. Ehk siis ta kasutab nii esimest kui tagumist kaamerat korraga. See on väga... Aga esmamulje on täiesti suurepärane. Austades see, kuidas see kokku pandud on Nokia 7+. See on juba selline otsapidi lipulaev, mitte küll päris lipulaev, aga peaaegu. Hinnaks umbes 400 €. Jah, on 4 sotti. 3,9 midagi. No see on 4 sotti. Sellel on 4 sotti. 7+-il on 4 sotti, jah? 4 sotti. Okei. Austades see karp on juba rohkem väärt nimelt. 4 sotti, okei. Nii, Qualcomm Snapdragon 660. Pole paha. 6-tolline Full HD ekraan. Taaskord väga mõistlik. 12-megapiksline ning 13-megapiksline tagumine kaamera ja 16-megapiksline esimene kaamera. See on siis mingisugune selfie-püss meil. Vaatame, kas klapid on seekord paremad. On juba oluliselt mõistlikumad. Nii, täpselt nagu 6.1-gi. Juba kile sees on tunda, et siin on, see raud on ikka väga hästi kokku pandud ausalt öeldes. Aha, vau, okei. Jah. Vau. See on Nokia puhul juba kiht, et nad on otsustanud minna võrdlemisi puhta Androidi teed. Et ei ole vaja seda meeletut bloatware'i ja kõike muud, et anname inimesele võimalikult puhta. See on ausalt öeldes päris kiht lahendus, et sa saad neid täiesti manuaalseks muuta selle kaamera. Ma tõmban seda tagasi ja nüüd ma olen jälle täiesti tavalises režiimis. Ja siin on 2 läätse juba taga, nii et ma saan teha produtsendist siukese pildi ja ma saan teha ka siukese pildi. Väga äge. Nii. Ja nüüd ma tahan teha seda topeltpilti. Aga see dual peaks toimima ka tegelikult videos. Nii. See on nüüd dual mode. Ja kindlasti sellel on mingisugune point. Et kui ma keeran selle teistpidi, siis on kohe aru saada, et lihtsalt ta kasutab nii esimest kui tagumist läätse korraga. Ja mis see praktiline asi oleks selle asja? No see on jumal äge ju. Ühesõnaga see pipp tegelikult on väga praktiline ja nüüd on hea jällegi vaadata. Mustkunsti trikki. Mis siin toimub samal ajal. Ja nii, ma võtan selle väga hea telefoni. Pane suvalisse kohta tagasi pakis. Nii, ma panen selle suvalisse kohta. Boom. Nii, ja kas see oli see telefon?
teha live commentary'd mingile asjale, tegelikult on jumala šef, käidki ringi, vaatad mingit inimest, filmid ja siis kommenteerid seda samal ajal. Muidugi sa võid muidugi vastu nina saada. Wow. Nokial on kõrvaklapi auk. Palun, otsid klapi auguga telefoni, siis keegi mõtleb sinu peale. Ühesõnaga, siia ma panin eile oma SIM-kaardi korra sisse. Mis on võib-olla üks asi, mis on natukene naljakas, mis ma kohe välja toon. Ta jooksutab nüüd eelmise generatsiooni raudvara. Ehk siis tal on Snapdragon 835 vist lausa. Ja samal ajal 6 giga rammi, 128 giga sisemälu. See on alati positiivne, kui nad viitsivad siuksed asjad kaasa panna. See nüüd on siis Nokia 8 Sirocco. Erinevalt teistest mudelitest on siin pigem kasutatud klaasi. Ekraan on ilus, ei ole midagi öelda. Et ta keerab ennast natuke siia ääre taha ja nii edasi. Küll aga, mis nagu Produ ja mina mõlemad tähele panime, on see, et erinevalt paljudest teistest telefonidest, mis on nagu pigem kitsamad ja natukene pikemad, siis see telefon on kasvatatud võib-olla natuke rohkem laiusesse. Küll aga, mis on selles Sirocco väga-väga suur eelis, on tegelikult ka see, et ta on tõesti tegelikult väike telefon. Ja kaamera osas, kui otsida midagi sükest tõsiselt premium tundega ja kompaktset, siis tegelikult ega väga palju asju turu peal ei ole. Jah, ta on samamoodi klaasist võileib nagu nad kõik teised, aga need väiksed detailikesed ja kõik muud asjad. Teed ausalt öeldes, see telefon on taaskord väga-väga hästi kokku pandud. Ja noh, ma täpselt ei tea, millega produtsent seal tegeleb, aga ma võiks teile näidata kohe. Palun. Ei, tips-tops, milleks, miks mitte, nii. Vabal ajal oleme normaalsed. Jah, vabal ajal oleme normaalsed, õnneks meil vaba aega väga palju ei ole. Ekraan iseenesest on ilus, tubli, jena. See, kuidas ta käes tundub, täiesti normaalne, mõistlik, puhas. Ja see Nokia line-up kõik tervikuna on ausalt öeldes päris äge. Me andsime oma esimesed emotsioonid, tunded. Kindlasti mine vaata natukene veel ringi. Ülevaatega on kõikidest nendest väga korralikult tehtud. Lingid on all, vaata subscribe'i vahelduseks, võid kellelegi jagada. Aitäh! Likeida, share'ida ja vaadata hinnavaatlusest parimaid hindu. Täpselt see, mis ta just ütles.